tere, head reisisellid! Täna kutsun ma teid endaga kaasa ühte linna, mille kohta alles hiljuti ühes reisiraamatu tutvustuses öeldi, et see on kallis. Lähme koos vaatame, kui kallis on ja kas saab ka eestlasele mõistliku hinnaga. Ja kuidas raha kokku hoida? Jätame koju selle ja selle. Head vaatamist! No nii, tere tulemast Gardens by the Bay aedadesse, mis pidi kirjade järgi olema kõige enam külastatud atraktsioon siit Viikapuris. Otsustasin loomulikult eestlase kombe kohaselt raha säästa ja kõndida jala, kuna me oleme ju nii-öelda aias, siis aias tulebki jalutada, mitte sõita bussiga. 28 kohaliku raha eest on võimalik pääseda siis sellisesse mõnusasse onni, laasonni, kus siis võimalik nautida troopilist jahedust ja tohutult mõnus liiskust. Teisele levelile praegu tuleb varuda aega, sest ülesvastus on niimoodi liftiga ja liftis loomulikult kipub olema tänapäeval järjekord. Packing my bags and giving the academy a rain check. I don't ever want to let you down. I don't ever want to leave this town. 'Cause after all, this city never sleeps at night. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger than that. I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand that I'm never changing who I am? Lõvilinnas Gardens Bay on selle toreda pargi nimi. See rada siin üleval 22 meetri kõrgusel on 129 meetrit pikk ja loodud siis just nende kunstpuude imetlemiseks ehk turistimagnetiks. Siin Lõvilinnas turiste jagub. Riigi majandus on esirinnas, SKP kasv on prognoositud selleks aastaks 2,9% ning inflatsiooni suuruseks kõigest 0,9%. Seega on nagu väga eduka majandus. Aga lähme vaatame ringi. Siit avaneb ka kena vaade Marina Bay Sands hotellile ning selle taga olevale nii-öelda linnaga südamele. Nüüd jalutame endiselt Gardens by the Bay Ripsillal. Tegu on siis 2004. aastal maailma parimaks ehitiseks valitud atraktsiooniga selle pargi näol. Park ise koolub 3 osast. Lõuna, kesk ja idaosa, millest siis kõige populaarsem praegune meie lõunaosa ongi. Seda külastab kõige rohkem rahvast.
you have enjoyed the show, and we look forward to seeing you again at the gardens. Täna õhtune menüü näeb ette, nagu Raili ütles, seebimaitselist jooki, mahutab hästi ja siis sattusime loomulikult ka siin selle reklaami ohvriks ja tulime siis Satei tänavale neid kõrsikud sööma. Anna maitseme ära, mis kallid nad on. Vaatame, kas ka maitsvad. Homme läheme Hiinalinna ja sööme normaalset toitu ka. Aga tuleb välja jah, et siin neid söögiasju pakuvad ühed inimesed, siis joogiasju pakuvad teised inimesed ja õlut kolmandad. Ja seda seepi saab siis sealt kioskist osta. Ütleme nii, et Heineken oli parem. Uus jookepäev alanud siin Hiinalinnas ja kuumust tapab, ütleme nii. Nagu mu näoilmest näha, siis kuiva kohta annab otsida. Esimesed kohustuslikud suveniiriostud kaasa on tehtud, loodetavasti need jäävad ka viimasteks. Ja nüüd naudime siis seda sooja päeva koos raskete seljakottidega, et vaadata, mida Hiinalinn meile pakub. Kindlasti on plaanis ka kohalik söök ära proovida. Sellest juba natuke hiljem. Lugupeetud suveniiritootjad Eestis, kui te nüüd jälgite seda hinda, siis saate aru, et 2 eurot ühe võtmehoidja eest Eestis küsida on ehk veidi liig. Sellepärast, et siin on võimalik saada 6 tükki selle raha eest. Nii et mõtlemisainet peaks leiduma. No nii, nüüd on küll selline tunne, et oleks nagu Kadaka turule sattunud. Tundub, et siit tuleb ruttu jalga lasta. Vähemalt siin on jahe.
on 10 läbi, tegelikult juba peaaegu 12, nii et aeg on hommikuseks tiigriks. Väike tiigrihüpe ja siin kuumas muidu ei jõua lihtsalt elada. Peatusime Smiti tänaval Hiina linnas ja siin on selline tänavatoidu ala ja erinevad taas kioskid, kus seda kõike head ja paremat pakutakse. Igaüks kutsub enda juurde. Hinnatase on kindlasti kallim kui mingi Hawkers Centeris, aga väikese õlle kannatab ära. Ja küllap siis sinna sööma ka jõuab, kuigi praegu hetkel nagu söögiisu ei ole ja küllap see tiiger omad kalorid meile lõbusalt edastab ka. Nii et ilusat esmaspäeva kõigile. Kuna Singapur on ikkagi toidupealinn, siis järjekordne tiigriamps tehtud. Hinnaklassid pole vaha. Kohalik tiigriõlu 5,90, 0,33 pudel. Ja väiksed kevadrullid peale ampsata. Kokku siuke $32, väga hea. Nagu juba eelnevalt olen maininud, on Singapur kahtlemata toidupealinn ja mis siis muud, kui läheme jälle sööma. Nüüd peame siit kuidagi üle tee saama. Paistab, et see meil õnnestub. Selle seljakotiga siin meil ei ole just kergemate kiljas. Üks eesmärkidest söögikohtadest on täna just esmaspäeval kinni. Ja jätke meelde, kontrollige enne üle, kui tulete. Et kas tõesti kõik, mida planeerite saada on sellel päeval. No nii, et sõbrad, nüüd oleme siis jõudnud Maxwelli Food Centerisse, kus siis väike lõuna sai valitud täiesti umbes ja suvaliselt on plaanitud. Nii-öelda kiosk oli tänasest suletud. Ja tänane toit siis näeb välja kanatiivast, riisist, kasmest ja munast. Ning sellise portsjoni hind 2 tiivaga on 3,1 raha. Siia juurde sai siis võetud originaalne apelsini, tõesti purustati koha peal apelsini jook. Ning see oli 2 raha lisaks. Armas rahvas. Nagu reisi soovitajad YouTube'is soovitasid, siis seda kohta ei tohi mööda lasta. Ehk siis maitseme. Maine ütles küll, et see on täiesti võimatu süü. Aga me saame kohe teada, kuidas, kui võimatu ta siis on. Ei ole. Nii. See on kahtlemata võõras maitse meie jaoks. Soja piimast valmistatud. Aga ma ei saa öelda, et see nagu süüa kõlbaks. Vastikust tekitaks söömisel. Tühjaks tegin. Mitte midagi järgselt. Ikka väga hästi hea. Mõni tegi nägusid siin kõrval, aga tegelikult on väga söödav raam. Mingit tugevat maitselamust sellest ei saa, aga see keskmise magustoidu koha täidab ära küll.
I feel the night explode when we're together. Emotion overload in the heat of pleasure. Take me, I'm yours, into your arms. Never let me go. Tonight I really need to know. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart. I can feel my body rock every time you call my name. The passion's so complete. It's never ending. As long as I receive. Hetkeks olen ma siis jõudnud nii kaugele, et olen Valjealu tossud. Ma siis hakkan peale kuurjuma ja nii me jätkame siis siin Valjealu. Tundub, et elu käib mitte kaugel siit on siis Zouki klubini. Message is sending, body to body, soul to soul, always feel you near. So say the words I long to hear. Tell it to my heart, tell me I'm the Istume siin Jõekaldal Skue nimelises toidukohas ja eestlasele omaselt sai tellitud jälle liiga palju. Nüüd ootame arvet, mis saab kindlasti väga üllatav olema või siis mitte üllatav olema. Aga tundub, et koht ise on reitingud suhteliselt hea. Et tagasi oli siin väga palju rahvast, nüüd on ka vähemaks jäänud. Ootame arvet. No nii, head sõbrad. Palju on räägitud Singapuri puhtusest, et on puhas linn, 1,5 kilomeetrit linnast tulin siis Valjealu. Vaatame siis järgi. Noh, ütleme nii, et ma ei tea, mis kaameras saad hästi näha, aga ei olegi nii midagi hirmsat. Ja mis kõige tähtsam, ei ühtegi klaasi kildu, mu jalad on terved. Nii et selles mõttes läks super hästi. Nii. Tere päevast. Nagu näete, ilma meile meeldida. Seega oleme jõudnud just värskelt siia botaanikaeda, kus siis orhidee aeda on 1 kilomeetri jagu minna. Ja loomulikult kasutame seda ära vihma käes ligunemiseks ja naudime seda varjatud loodust. Nii sõbrad, ilus ilm. Jõudsime botaanika ja väravalt umbes paarisaja meetri kaugusele, kui kalvama hakkas päris korralikult ja väike kohtus saab meil varjus olla ja suurema vihma mööda vastu. Saanud ilm. Aga juttu. Nii
niiviisi, sõbrad. Fotoekspeditsioon on natuke pekki läinud. Siis, kui 100% on selline, et fotoobjekti kattub lihtsalt õrna viiskade kihiga ja Nikoniga pilti teha ei saa. Aga õnneks on mul siin sõbrad võttada GoPro ja proovime siis sellega võimalikult palju seda meeldivat loodust botaanika jaoks salvestada. Head sõbrad, kui te mind jääksite kuulma, siis me oleme jõudnud botaanika ja orhidee osa värava ligidale. Siin on üks kost, kohtusime just India inimestega, kes ka on tulnud siia Singapuri nii-öelda puhkama ja postitati mind nende kodutoiduga. Mis see on, aga see tundub, et on niisugune vürtsikas ja natuke karrine. Päris huvitav, selline leiva moodi asi. Hei. Jõudsin just orhidee ja väravasse. See on ainuke osa siis sellest Singapuri suurest botaanikast, kus on ka eraldi sissepääsu tasu. Nagu näete, see on siiski üllatavalt populaarne. Ehk just saabusid siia bussiga turiste ja kõik loomulikult soovivad pildistada täpselt seal selle märgi ees. Ilus mälestus, kahtlemata. Millest eelnevalt räägitud sai, siis kõik on kuulnud välja väike järjekord juba ning seda populaarne siis pildistamiseks. No nii, hea rahvas. Väikse söögipausiga kaasas väike tiiger. See on kohalik tiiger, hüppab. Ja tuju on märgatavalt tõusnud, sellepärast et tegelikult see Little India ei ole üldse hirmus siin. Võib tunduda, et rahvast on palju ja ongi palju. Tiiger andis jõudu juurde ja nüüd kõnnime lihtsalt, vaatame, filmime, mis siin nagu läheduses toimub. Näiteks
siin müüakse asju. 28 வெள்ளிக்கு டாப் அப் பண்ணீங்கன்னா 8 வெள்ளி போனஸ். ஸ்டார் கப்ல 10 வெள்ளிக்கு டாப் அப் பண்ணீங்கன்னா 5 வெள்ளி 50 காசு போனஸ். 20 வெள்ளிக்கு டாப் அப் பண்ணீங்கன்னா 11 வெள்ளி போனஸ். Ja elu on ilus. Endiselt muideks päike tuli välja. Seda juhtub harva siin. Vähemalt viimase 24 tunni jooksul, mis meie siin viibinud oleme. Aga rahvast on tõesti palju. Nii, oleme siis jõudnud siia Little Indiasse väikese tuuriga. Päike on välja tulnud, ilm on soojemaks läinud, nagu ta oleks külma olnud. Vahepeal on õnnestunud hankida endale uued jalavarjud, sest kõik olemasolevad komplektid nagu ei sobinud minu jalgadega kokku enam selles kliimas. Ja nüüd lähme siis kuulsasse Mustafa keskusse, mis on ööpäeva ringselt lahti. Vaatame, mis seal müüakse. Seal peaks olema neid korruseid seal 4-5. Proovime siis nii-öelda kiire ülevaate saada. Kuni daamid meil proovivad. Paistab, et meestel on midagi laag. Kõik passivad isamaa. Mina ka. Otsisime siis siin kohalikus keskuses ka plaastrit minu selle väikse varbel. Ja lõpuks siis sellest hullumeelsest valikust leidsime. Peab ütlema, et käisime vist oma 40 minutit või rohkem seal Mustafa keskuses ja minu arust me ei jõudnud vaadata mitte midagi. Ma isegi ei käinud kõiki korruseid läbi. Aga noh, ma arvan, midagi hullu ka sellest ei ole. Kulgume taas väikse India kvartalis ja siin võib leida kõike. Põhimõtteliselt naiste ostuparadiis. Potid, pannid, igasugused vidinad. Igati tore koht. I feel the night explode when we're together. Hear
emotional overload in the heat of pleasure. Take me, I'm yours, into your arms. Never let me go. tulemast Altitude klubi 63. korrusele. Ma usun, et kindlasti tasub siia tulla. Pileti hind on küll $30, aga sellest sisaldub ka üks drink, saate ise valida ning nautida näiteks päikeseloojangut seal tahamal. Love on the run, breaking us down. Though we keep holding on, I don't wanna lose. No, I can't let you go. Baaris teeme mõned ringid, mis on väga odavad, ei midagi erilist. 63. korrus eeldab, et nendes hindades on piisavalt ka õhku. Ja siin varsti läheb mölluks, meie kahjuks siia pidama ei jää, vaid liigume edasi. All on käimas juba üks järgmine show. Kõik on vahva. Siia tasub tulla, vaadata ära öine linn, kõik need paadid, laevad, mis seal merel on, kõik see tuletärss ära linna kohal. Igati mõnus. Oled Elevil ka või? Ei olen väsinud, selge olnud. Magama. Jah. Kohe magama. Loomulikult. I gotta go up to the sky. Where is the paradise that's so hard to find? I gotta get there. Armsad sõbrad, kolleegid ja muud. Kardetud check-in võttis aega vähem. Siin mõned inimesed kuulutasid, et see võtab väga palju aega, siis nüüd me oleme tõesti siin Marina Bay Sandsis ja hakkame nautima seda, mida väga korraliku raha eest pakutakse. Mina olen vait. Still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have
Raili tuleb ka ilusasti, palun. Oleme jõudnud, siis nagu te näete, meie puhkuse kõige luksimasse punkti ehk Marina Bay Sands hotelli 57. korruse Infinity basseini ehk sellisesse basseini, kus teatud kõrguselt nii-öelda vaadeldes võiks eeldada, et te näete täpselt seda lõpmatust. Just äsja hakkas siin nimelt mügistama. Loodame, et see ei tähenda seda, et siin sadu võiks alata ja kõiki kamades peaks basseinist välja, kuid loodame parimat. No tervist, ujuja! Mõtlesin kokku kohale. Teeme siis mõned kohalikud selfid ka ära, eks ole, et videot ikka teha. Ja kas 57. korrusel on päike veidi eredam ka või? Ikkagi lähedamal. Päike läks ära natuke ilun kohe. Julged sa üle ääre ikka niiviisi kätt panna või? I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on. Üleval basseinis käidud ja kohustuslikud pildid esimese hooga tehtud. Oleme jõudnud tagasi meie tuppa 39. korrusel. See on meil siis aiavaade, nagu ise ütleb. Aiavaade tõesti on, sest Gardens by the Bay on siin all samas. Ning väike merekene ka saad juhuslikult tööd saab mööda minnes siis jäänud pildile. Paistab, et ehitustööd käivad siin pidevalt, nii et müra ja lärmi on piisavalt. Kui eelmises hotellis meid kohati mingite sae lõikamisääntega nii-öelda arvatati kell mis iganes üles öösel. Ma loodan, et selles hotellist ei tule. Sest kui me võrdle näiteks nüüd sellist lihtsat asja, kui palju deposiiti küsiti eelmises hotellis, oli $100, siis Marina Bay Sandsis küsitakse deposiidiks $400. Mis ei ole tõesti väike raha, kui sa ostad siit hommikusöögi, mis meil toa hinda ei kuulu, siis selle hind on ühele inimesele $52. Selle raha eest saab linnast korraliku õhtusöögi. Like a love song on the
võtnud Singapuri ühe tehnikakaubanduskeskuse teisele korrusele, nagu te näete taga olevast pildist, siis neid korruseid, mis igati tehnikasõpru peaksid rõõmustama, on siin kokku perati kas 6 või nüüd 7, ei lugenud päris täpselt ära. Aga tõesti, valik on suur, igas pudi-padi, ütleme niiviisi, ja palju on siis telefone, arvutid ja fototehnika samuti esindatud. Läheme vaatame mõnda asja täpsemalt. Küsisin äsja just mälukaardi, SD-kaardi hinda, siis 128 giga eest sooviti saada 97 Singapuri raha. Kui kellelgi peaks mingi pult nüüd puudu olema, ma mõtlen näiteks mõnelt konditsioneerilt või televiisorilt, siis siia võib täiesti tulla ja vaadata ka mõne vanema mudeli puldi. Ja kui me vaatame nagu hindasid, siis 12 kohalikku raha ehk siis umbes 9 euri. Täitsa mõistak. Selles poes on palju ägedaid asju, mis on suhteliselt mõttetud, näiteks ventilaator, millel on USB vesse ja siis ta pöörleb või näiteks nii-öelda valgust ja taskulaambikene, mida sa saad ka samuti USB vesse. Väga palju muid ventilaatoreid, igasuguseid pisikesi ägedaid vidinaid, mida ka kõike annab kuskile arvutile külge ühendada. Nagu siin näha võib selliste valikkõlareid, mis kõik mingisugust häält toodavad. Jahutid, igasugused toredad. Üks asi, mis igat vanema põlvkonna nii-öelda lambi spetsialisti peaks rõõmustama, on minu käes. See on siis selline, vanasti öeldi küll vargapesa, kus sai ühendada siis külge mõne pistiku, aga siin on nüüd lampidega lahendatud selline variant, kui sul on üks lamp laes, sa ei saa juhtmeid ümber ühendada, ei viitsi või mis iganes, millest see kinni on. Keerad sellise junni endale sinna pessa ja palun, sul on võimalik ühendada juba 4 pirni siia sisse. LED-i puhul toimib. Täiesti mõistlik. Aga kuna pagasiruum on piiratud, siis sellist nalja ma endale koju kaasa ei võta. Erinevad adaptereid erinevatele pirnipesadele on siin võimalik leida tõesti korralik valik. Üleminekuid igasugustelt pesadelt pesadele, anna abi ausõna. Olen kätte saanud siis selle linna omapärase jäätise, mida serveeritakse siis saia vahel ja maitseme ära siis kuidas tahab. Kuulsin mango maitses ja kusjuures väga huvitav. Sai ja traditsioonil sai, riibusai. Tulge, proovige. Oleme jõudnud Orhidee tänava jõuluturuni siin Singapuris, mis erineb muidugi märgatavalt Tallinna nii-öelda jõuluturust, jõuluküla kui selline. Siin siis vaatame. Kui meil on nagu laste mängu kohaks välja valitud sellised õlgadest tehtud loomad, siis siin taustal taga on ka laste mängutuba.
plastik, sellised istumiskohad ja mängimiseks. Siin peaks siis taga taustal toimuma mõningad kontserdid, mis siis jõulumeeleolu hinge puhuvad. Ise ei ole küll kuulamas käinud, aga tõesti jõulumuusika siin taustaks käib. Tervist, minu suur mõlu peaks nüüd ekraanil näha olema, et paar kommentaari ka siis siia juurde. Oleme lõpetanud oma Singapuri osa ja oleme praegu Eirese ja pardal. Airbus 320 peaks olema. Ja mis siis kokkuvõtlikult öelda? Lennujaam on võrratult ilus, võrratult puhas. Linnas ringi käies siis loomulikult leiab ka puhtamaid, vähem puhtamaid kohti. See on loomulik. Et turistivass on üks mugavaid võimalusi ühistranspordiga ringi reisimiseks. Selle saab soetada metroojaamade ees olevatest siis pileti nii-öelda office'ist, mitte teenindusest, vaid eraldi on office. Seda peaks jälgima. Kuni 3 päevast piletid seal tõesti müüakse. Kui nüüd siis on selline lühem visiit, tõesti 1 sõit, 2 sõitu, siis ühekordseid pileteid saate ilusti automaadist osta, väga mugav. Natuke vajab võib-olla harjumist, kus mida panna. Üks segav asjal oli ka, oli kirjas, et saab maksta ka kaardiga, seda siis siiski kaardiga maksta pileti ostes ei saa. Ja varuge aega kindlasti ühest punktist teise jõudmiseks, sellepärast et üllatusi võib tulla ja planeerige kohtade külastamiseks rohkem aega.